siis Red Bull Carpark Driftile. Täna on esimene päev, täna on kvalifikatsioonid. Vaatame ringi, näitame melu ja näeme varsti. I am unstoppable. I am unstoppable. I am unstoppable. I am unstoppable. I don't have a limit. Täna on põhipäev, kus siis toimuvad võistlused siis nii-öelda vigursõidus. Veega on ka oma siis koostööpartneritega väljas. Siit leiab Kauritel Motorsi, Luxury Motors Tallinn, Veho ja Scuderia. Need kõik autod on ka leitavad meie kodulehelt. Ja selja taga tegelikult on ka veel siis umbes 80 autot, mis on siis show autod. Et seda igaüks saab vaatama tulla siia. No tervitus! Hästi, ikka hästi. Ilm on ilus, küttelõhn on üleval, rehvisuits on üleval. Kuidas üldse saaks kaubasti minna? Ma vaatan, sa oled väga ilusa masina meie juba väljapanekule täna toonud, et räägi natukene lähemalt ka, millega tegemist on. Jah, et tegu on 2006 aasta Aston Martin V12 Vanquishiga. Läbisõit on ainult 22 000 kilomeetrit ja tegelikult ongi selle auto esimene väljasõit üldse. Et üldjuhul ta on ikkagi angaaris katte all ja meie käes on ta olnud nüüd siis selle aasta märtsist umbes. Okei. Ma vaatan, ega Kauritel Motorsil on kollektsioonis on väga ilusaid autosid. Mis te teete veel täpselt? Saab rentida, müüte? Jaa, rentida saab ka. Rentida saab selles mõttes paari vanemad klassikut ja Ameerika autot siis pulmadeks või mingiteks üritusteks. Üldjuhul koos juhiga, võib-olla usaldusväärsematele ka ilma juhita. Aga põhirõhk on siiski autode import, kogumine, müümine. Ja enamasti, ma saan aru, autod tulevad Jaapanist teile? Enamasti tulevad Jaapanist, et paar tükki on ka Põhjamaadest, kuskilt Rootsist ja mujalt, aga põhirõhk on ikkagi Jaapanile. Ja me vaatame sinuga just ükspäev arutasime ka, et täna vist on läinud see Jaapanist toomine juba üpris kalliks. Aga mis see umbmääraselt, mis see kulu nagu täna on, kui inimene tahaks Jaapanist autot tuua? No tuleb arvestada kindlasti kõikide maksudega, tollid, käibemaksud, mis iganes seal lisaks tulevad, eks ole, aga transport on tõesti läinud kallimaks, et konteineri hind täna on umbes 2 korda kallim, kui ta oli siin aasta alguses või eelmise aasta lõpus. Aga suures pildis tuleb arvestada jah, et kui nüüd umbes toome 100 000 euros auto, siis kuskil 10 tilka alla selle tuleb nagu kindlasti arvestada, et pill üldse Eestis arvel oleks. Ma saan aru, et kui sa tood mitu autot korraga, ühte konteinerist vist panete 3 autot, on ju? Jah, konteinerist tegelikult on 4 kohta, aga meie paneme siis konteinerisse 3 autot, sellepärast, et nii on lihtsalt turvalisem, et vältida riski. Et muidugi saab panna ka 4 ja siis tuleb nii-öelda auto kohta see transport veel odavam, aga ei ole seda riski väärt meie arust. Igal juhul, kui keegi tahab Jaapanist autosi tuua, siis võib Kauriteli kirjutada või kirjutage meile ja me suuname edasi, et leiab kindlasti lahendada. Just, täpselt nii. No tere, Oliver! No tervitus! Kuidas esimene päev läks siis? Esimene päev läks väga hästi, 2 kvalifikatsioonisõitu, mõlemad olid 295, tegelikult teine vist oli 296 isegi 300-st, nii et väga rahul. Okei. No jah, sa panid ju 2 identset sõitu praegu, nii et... Jah. Aga kuidas rada võrreldes esimese korraga on? Lihtsam, kergem? Suhteliselt sama. See layout ja need ülesanded on, ütleme, suhteliselt sama. Siin on lihtsalt oluliselt väiksemal pindalal. Eelmine kord vahemad olid natuke pikemad lihtsalt. Mina mäletan, kui Audrus see oli, et seal keskmine koht oli siuke, kus paljudel läks sirgeks, vaata. Siin tundub, et nagu siukest kohta ei ole, et sul on keskel rohkem ruumi nagu visata ennast, vaata. Jah, ta ongi väiksem pindala ja siis ei ole seda sirget nii palju. Et saavad striidimehed ka täitsa lasta, vaata. Jah. Ja millega sa paned? Sa paned 3. seeria BMW 46. Rehvi mõtled? Rehvi mõtlen just, et osad panevad siin ju mingi 3 kuradi barri sisse ja annavad minna, vaata. Et siin ei ole vaja pidamist otseselt. Ei ole. Siin ei ole kiirustähtis, siin ei võeta aega, sul ei ole vastast, et sa peaksid kiire olema. Aga siiski ma sõidan sama rehviga, millega Mastersit. Okei. No vähemalt jah. Tunne on sees ja ei ole mõtet hakata proovima. Jaa. Aga palju sul rõhk sees on? Rõhk on palju, 3,5, et tegelikult siin, nagu ma enne ütlesin, pole vaja seda kiirust ja kõike, siis rõhk on sees, aga see Stino 285, nii et väga hästi saab hakkama. No muidugi, ma arvan ikka sellel on väga palju grippi, isegi kui seal rõhk on. Jaa, on kindlasti. Noh, Lõgepoiss, räägi. Panid ässalt või? Pigem panid ju? Pigem panin, jah. Mis juhtus siis? Sidur hakkab alla andma või? Sidur on alates eilsest saati on siuke piiri peal.
Keta sa vist otsas kastis vist või midagi ja üks sirge läks halvasti. Ma vaatasin jah, korra nagu hakkas sirgeks minema. Pööre tõusis, ratas enam ringi ei käinud ja siis mõtlesin, et ma ei tea, mis teha, aga kuidagi sain meelitada selle nagu külje ette hakkas redama rohkem ja... Õnneks on siuke koht, et nagu sealt nagu ei saa otseselt aru vaata, et sa lähed suht sirgelt, et midagi hullu nagu jah. Kuidagi loodan, et üks sõit on vaja veel teha ja... Siis on vaja, no siis pead taguma sidurit seal vahel, ei olegi midagi. Ma ei tea jah, Äkki haakub, poisid juba tahtsid Coca-Colat kasti valama hakata, et äkki haakub ära või? Äkki natuke teeb paremaks asja. Aga muidu kõik on timm ja... Tehnika muidu üldiselt töötab väga hästi. Tõi, ei taha ära sõnuda. Ready, set, let's go. I'm on the way up, I'm on the way up, I'm on the way up, going all the way up. I'm on the way up, I'm on the way up, I'm on the way up, going all the way up. Kuidas rada tundub? Kas sa käisid eelmisel korral ka sõitmas või? Oli seal... Ma mõtlesin, et see on selline kõvade meeste nagu sõit. Ma hakkan nagu minema. Aga nüüd siis oled juba ja kõva siis tuli tegelikult välja, et seal oleks teinud tegusid piisavalt. Aga kuidas see tundub? On lihtne, raske? Ette näidati tundus nagu lihtne. Sõites tundus keeruline. Nüüd on juba tegelikult päris nagu lihtne. Aga muidu ju tulemus väga ilus. Me vaatasime su ranna, ega sa väga ei eksinud seal ju. Pihta ei läinudki põhimõtteliselt kuskil. Ei, esimene kvall oli selles mõttes ilus. Teine lihtsalt üritada minnes läks natuke liiga paljuks. No seda me vaatasime jah, et... Maksis kätte. Stange ju rippus Veego kleepsu abil, et... Õnneks küll, jah. Aga midagi hullu juhtunud, täitsa üle. Aga mis sul olid? Mitmendaks jäid eile? 13. 13. ja 259 punkti. Seal olid need punkt niimoodi, et oleks 5 punkti rohkem, oleks juba põhimõtteliselt 7. Seal oli see punkti väga tieda. Aga kas see mängib täna mingit rolli ka, et mis koha peal sa oled? Õnneks ei mängi. Täna selles mõttes kõik on nagu siis nullis. Sama pulle peal jõulda, jah? Kõik on jälle nullis. No siis otseselt ei ole ju vahet, mis tulemus pääsed edasi ja täna uuesti. Ja täna vist pannakse mingid asjad juurde rähe peale? Jaa, sellel top 20 sõidus on 2 lisa seda juba, mis on siis nagu trenniks. Ja siis top 8 juba läheb siis ka nagu siis see punkti arvestused. Okei. Ja mingi lõpp oli vist nii, et pead auto täitsa ära parkima kuidagi või? Saab sellist jah, tavalist sellist Tallinna linna külg seda boksi. Päris huvitav, seda ei olegi ju varem nähtud kuskil. Siin ei ole, mujal on tegelikult ja seal finaalis on ka see lõpu see. No kindlasti vaatame raja pealt, hoiame sulle pöialt ja filmime ja eks pane täiega. Loodame parimat. Kevin teine. Hea sõit, aga Aavo tegi puhta sõidu, nii et pole midagi öelda, väga ilus sõit. Tänaseks kõik Red Bull Carparti Rütiga. No võib nii öelda jah, tänaseks üritus läbi, mingi nädalavahetus, top 4 sõidud. Väga üllatasid, mitte ükski koonus maha ei lennanud. Väga tasavägine. Välismaa kohtunik isegi ütles, et Eesti tase on super. Et kõik, siin olid mõned punktid vahe. Ja võite siis Aavo Vaida läheb meid Eesti esindama Omaani. Red Bull maksab kogu ürituse kinni, nii et ma arvan, jälgige. Läheks isegi. Muidugi läheks. Aga meie poolt kõik. Eks näeme järgmises videos ja like, subscribe.